Tšau! Nagu sa juba jällegi pealkirjast tead, siis täna ma räägin asju sünnitusest. Tegelikult ma olen paar korda juba seda filminud. Iga kord, kui ma nagu räägin millestki, mis on nagu lasteteemaline või ma mõtlen nagu sellest, et ma olen nii noor, ma olen 23. Mida mina tean? Võib-olla kedagi ei huvita isegi need asjad. Aga kui ma mõtlen nagu tagasi enda ajale, kui ma Haraldit ootasin, siis ma jubedalt tahtsin teada igasugust asju nagu kuulda teiste käest. Ma ilmselt ei lappa kogu seda sünnitust läbi, vaid ma konkreetselt räägingi asjadest, mida ma kasutasin sünnitusmajas ja sünnitusmajas nagu siis hiljem olles. Need on väiksed asjad, need on pisikesed asjad, mis selles olukorras mängivad hästi palju rolli. Ma alustan siis lihtsalt kõige lihtsamatest asjadest. Et oma sussid, mugavad riided, hommikumantel, tudukad, vahetussärgid, mida iganes sa vajad. Et kuidagi, ma ei teagi, kas nad omalt poolt ka seal midagi annavad. Mul ei olnud nagu vajadus selleks, me saime perepalati, olime oma ette. Aga ikkagi sa käid hommikuti check-up'is, nad arstid voorivad seal, õed ja abilised ja koristajad ja söögitädid voorivad kogu aeg su toast läbi. Ja kui sa natukenegi tahad veidikene nagu tunda ennast mugavamalt, nii koduselt kui tunde annab ja olla lihtsalt nagu võimalikult comfy, sellepärast et muud moodi sel hetkel nagu ei saagi, siis need on nagu hädavajalikud. Mina lasin ka koridori peal seal oma sussidega ja oma asjadega, et selles mõttes kõik. Ma võtsin ka Haraldile riided kaasa, aga see ei ole nagu kohustuslik, sest tegelikult me kasutasime ka päris palju seal neid riideid, mida sealt nagu anti nendeks päevadeks kasutada. Et selles mõttes on see lihtsam, et sa kasutad ära ja annad tagasi. Siis suur rätik. Nii kui ma sinna oma sünnitustuppa sain, siis ma tahtsin vett. Ma tahtsin kohutavalt võtta minu üks nagu kuidagi, ma soovitan mitte võtta mingisuguseid kinnisideid või olla kuidagi, kirjutatakse vist ka neid sünnitusplaane ja seda nagu, kuidas sa tahad, et asjad läheksid. Lõppkokkuvõttes on oluline lihtsalt see, et laps on ilmal ühel või teisel moel, sa annad endast parima, aga ma nagu olin kuidagi selle võtnud, et perepalat ja vesi. Ja ma läksin kõige esimese asjana duši alla ja ma istusin lihtsalt seal duši all nagu lihtsalt see kuidagi nii palju nagu leevendas ja aitas. Ja selle suure rätiku tegelikult ka tõi mu ema. Aga see oli just hästi mõnus, sest need tavalise suurusega rätikud on kuidagi selline, et ta nagu katab piisavalt, aga mitte piisavalt. Ja siis on nagu, kui sa saad aru, mis ma mõtlen. Ja ma ei pidanud nagu selle pärast muretsema. Pesuvahendid. Kõik just eriti nägu, ma kohutavalt tundsin, kuidas ma higistasin ja see oli nagu ebamugav. Ja siis ma tahtsin kogu aeg nägu pesta mingisuguseks peapesuks nagu nii, ma ei tea, võib-olla tõesti keegi on võimeline, aga mina pärast seda, ma vist käisin korra keha loputamas nende 3 päeva jooksul ja see oli kõik. Ma lihtsalt nagu, ma kuidagi olin nii nõrk ja ma ei tahtnud selle peale üldse mõelda. Mul oli kaasas kuiv šampoon, mida ma kasutasin lihtsalt sellepärast, et nagu järgmistel päevadel, kui inimesed tulid, et nagu natski viisakam välja näha. Sest et mingisugusest duši all seismisest ja olemisest ja mõnulamisest ei ole seal midagi. Siis võiksid olla muidugi puhtad vahendid selles mõttes, et mina võtsin kaasa need pisikesed lihtsalt pisikesed. Mul vist oli kaubapajas kunagi seal nurga peal. Appi, ma ei tea, mis see nimi on. Ühesõnaga Eerik ostis mulle. Ma nagu ei tahtnud ka deodoranti panna nagu üleliia, et mitte nagu liiga kõvasti lõhnata, et kui mul laps on kogu aeg süles ja rinnal, et ma ei lõhnaks nagu liiga tugevalt. Siis hästi tore lihtsalt oli tagantjärgi see, ma ei tea, kui ma saan selle video kuidagi emme käest kätte, siis ma panen selle kuskile siia juurde. Aga lihtsalt kaamera või telefon või ükskõik mida. Ja keegi, keda sa usaldad, ehk siis minu puhul minu emme. Ma isegi ei küsinud tema käest, aga ta filmis just seda momenti, kus teda kaaluti ja riidesse pandi ja mõõdeti ja pesti. Ja see on nagu hästi eriline moment ja hästi nagu tähtis hetk ja nii tore nagu tagantjärgi seda vaadata, seda sündimishetke. Ja ta on veel täiesti rõõsa ja täiesti lihtsalt selline nagu ta on. Ja tegelikult, kui ma ise olin ju seal voodis
veel, siis nagu sellel hetkel sa ise ei mõista veel või nagu mina vähemalt ei mõistnud. Ja sa ei näe ka sinna, sa lihtsalt ei pääse sinna, need riietavad teda seal, vaatavad, mõõdavad, kaaluvad ja sa oled asjast eemal. Et selles mõttes jäädvustada see imikunutt, see just ilmale tulnud oma lapsukese nutt. Ema tegi mul ka paar pilti, et ma nagu päriselt ei filminud midagi seal selle paari päeva jooksul. Ma ei mõelnud absoluutselt mitte mingisuguste asjade peale. Ühe pildid me pildistasime Facebooki jaoks, mis on täiesti kohutav. Aga tollel hetkel me olime ka selle üle nii uhked, lihtsalt meil oli ainukene esimest korda elus, kus ma mäletan seda, et ma näen pilti, kus ma olen peal ja ma ei vaata ennast. See oli nii naljakas, et enam ei ole nagu sina ise. See oli kuidagi nii esimene moment selles mõttes selline. Siis minul olid kogu sünnituse aja olid palatis Eerik siis, minu ema ja Eeriku ema. Ja ukse taga olid siis isad. Mina tunnen, et mind nagu ei häirinud see. Mul oli abi nendest, mul oli emmest meeletult palju abi. Emme, ma ei tea, mis ma sinuta teine oleks tõesti. Ma ei tea, emme lihtsalt. Sa panid selle soojakoti nii õigesse kohta, kus mul ei olnud jaksu öelda mitte sõnagi suust välja. Ja pakkusid mulle asendivahetust siis, kui mul seda vaja oli. Ja katsid mind sealt, kus ma tahtsin ennast katta, aga mul ei olnud jaksu, mul ei olnud jõudu. Lihtsalt kõik sellised pisikesed asjad, mis sellel momendil on see, et nagu ma ei jõua, ma lihtsalt mäletan, et ma ei jaksanud oma suud ka liigutada. Ma ei viitsinud isegi nagu neid nii-öelda käske anda kellelegi, et nagu aidata mind. Mäletan, et ühel hetkel ma küsisin, kus Eerik on ja ta oli tegelikult mu kõrval, aga ta oli mul nagu vaateväljast väljas. Et nagu ta lihtsalt teadis. Ja nagu see oli lihtsalt ülim. Siis vahepeal, kui ma puhkasin, kui ma selja süsti sain, siis tulid mul ka issi sinna. Selle aja jooksul, kus ma juba eelmisel öösel hakkasin valutama ja tuhud hakkasid pihta, ma juba ei söönud. Ma ei mõelnud selle peale absoluutselt, aga ma ei söönud mitte midagi. Järgmine päev me olime sünnitusmajas ja ma ka ei söönud ja kogu sünnituse vältel loomulikult sa ka ei söö. Aga minu oma kestis väga-väga kaua. Ja siis oli hästi suureks abiks see, et ma ei mõelnudki selle peale. Issi tõi vist mingisugust ka kohupiima või midagi sellist, aga seda ma ei tahtnud. Ta küll pakkus mulle ja tahtis mulle ise anda, aga ma ei suutnud lihtsalt selle peale isegi mõelda. Aga glükoositabletid olid küll need, mis mulle läksid alla, mida on lihtne nagu lihtsalt lutsutada, alla neelata, et see nagu, tal ei ole mingisugust sellisest erilist nagu maitset. Ja see oli nagu kõige lihtsam viis lihtsalt mingisugustki lisaenergiat saada, sest et sellel hetkel sa oled lihtsalt juba füüsiliselt nii läbi ja lihtsalt see mõte sellest, et sind ootab veel suurem jõupingutus ees. Ma ei tea, kuidas ma selle muidu vastu oleksin pidanud. Siis veel pudel, oma veepudel. Minu jaoks, ma mõtlen, ma kasutasin täiesti tavalist kõrrega topsi. Aga müüakse ka neid pudeleid, meil Haaraldil on praegu selline ja tegelikult me kasutame mõlemad seda. Ma mõtlesingi, et peaks selle teiste müüdi teda Prismas väiksemat ja suuremat. Aga just see, et kui sa enamus aega oled selles asendis niikuinii kuskil sa seisad või kuskil ennast toetad, siis see, et sa ei pea kallutama seda pudelit või topsi või kruusi või mis iganes sul on, kus see vesi sees on. Isegi need veepudelid, mis on need tavalised, vaid tal on just see, et tal on kõrss seal sees ja sa saad niimoodi olla ja lihtsalt tõmmata vett kogu aeg peale endale. Et see oli, mul oligi vahepeal lihtsalt see nagu lutt suus selles mõttes. Siis hügieeniline huulepõlk, jällegi emme, nagu kus ma üldse, ma ei tea nagu miks ma ise selle peale ei tulnud, et sa oled seal nii kaua aega, sa hingad läbi suu, sa sul kogu aeg huuled kuivavad, suu kuivab ja kõik selline, et okei, sa jood vett, aga just see hügieeniline, me määrisime seda, emme määris mulle seda peale. Nagu lihtsalt see, et sul huuled juba on krobelised ja kuivad ja see nagu lihtsalt see väike asi endale kotti pista või kellelegi anda, et ta sulle annaks vahepeal või paneks, oli jällegi hästi suureks abiks, et ma lihtsalt ei oleks järgmisel päeval katki igalt poolt. Kõrvaklapid just selle jaoks, et samal päeval ja järgmisel päeval kasutada nagu
lihtsalt need hetked, kui sul on vaba hetk või kui sa tahad natukene omaette olla. Ma mäletan, mina kuulasin kõrvaklappidest muusikat siis, kui ma pesema läksin. Nagu reaalselt, kui ma peale sünnitust saime sinna perepalatisse ja ma siis läksin duši alla. Muidugi see ei olnud nagu kaua aega, sest ma ei tahtnud ju eemal olla ja kõik oli alles nii värske. Ja ega väga ei anna midagi seal nagu ega sa ei taha olla ka seal. Lihtsalt see tuuning, et sa saad natukenegi ennast ümber häälestada ja nagu mõista seda, et see on nagu päris maailm, mitte mingi... Ja see on crazy. Et järgmistel päevadel, kui sugulased, sõbrad ja pere, sa ise helistad, nemad helistavad, sa vastad kõnedele. Nagu telefoniga rääkida lihtsalt on nii palju lihtsam nagu hands-free'ga. Podi, millel on käelabad sees, on sellised nagu vansid, millel on käed sees ja jalad sees. Talveaeg oli meil muidugi 21. detsember ja kõik nagu see, et varbad ja käed on soojas, et mul ei ole mingisugust lisa. Sellel hetkel on niikuinii, ta tundub nii õrn, et kuidas ma panen teda riidesse, kuidas ma teda üldse liigutan, kuidas ma teda süles hoian, kuidas ma talle haiget ei tee. Aga nagu see, et lihtne, tõmbad selga, käed-jalad on sees ja done. Millest ma puudust tundsin, kas ma tundsin üldse millestki konkreetsest puudust? Süüa tõi Eerik hästi palju mulle ikkagi, sest ma palju kordi kas ei tahtnud või ei söönud seda sööki, mis seal jagati. Pirtsakas, eks ole. Ja jooksvalt vist, ma ei teagi, ka vist riideid mulle endale pigem, nagu vahetusriideid. Hassu tekikene oli hästi asjalik. Selline Peepsu video ta mul sai ja ma ei tea, lihtsalt kui ma ise Haraldit ootasin, siis oleks nii tore olnud, kui keegi oleks mulle rääkinud võib-olla lähemalt nendest asjadest ja sellepärast ma ka otsustasin ikkagi selle video teha. Kuigi mul on nagu nendest asjadest juba nii kaua aega möödas, nagu selles mõttes, et Hassu saab kohe 2. Aga kuidagi see sünnipäev on nagu meie peres ja minu ja Eeriku jaoks nii palju suurem ja me kuidagi tuletame meelde asju. Tema 1. sünnipäev oli meie eludes hästi hektilisel ajal ja me olime finantsiliselt keerulises olukorras, nii et me kuidagi nagu ei pööranud sellele nii palju rõhku, kui just see 2. aasta sünnipäev, mis ta nüüd kohe tulemas on. Et see on nagu meie jaoks hästi oluline ja me nagu tahame lihtsalt tagantjärgi ka nii-öelda tasa teha. Me saadame kallisid enda kodust teile ja näeme varsti. Ma vaatan, kus mu laps on. Tšau!